Kuumakse arvutamisel lisaks liisingumaksele kindlasti arvestage ka kindlustusmaksetega, nii kohustusliku liikluskindlustuse kui ka siis varakindlustusmaksega ehk kaskomaksega. Ja üha enam on kliente, kes arvestavad oma igakuiste kuludena ka tegelikult varaga kaasnevaid jooksvaid kulusid nagu kütus, servis, kõik sellised asjad. See nimekiri on päris pikk, aga selleks me neid lugusid teemegi, et aidata need asjad kokku lüüa. Ikkagi kõik taandub ikkagi selle juurde, kus me kunagi siin lugude alguses alustasime, et see kuumakse tuleb enda jaoks selgeks teha, see on oluline. Absoluutselt. Kas kindlustus on kohustuslik sellest hetkest, kui inimene astub sisse autoregistri büroosse ja vormistab endale autodokumendid? Just kõikidel Eestis registreeritud sõidukitel peab olema kohustuslik liikluskindlustus, mis siis tagab selle, et kui antud sõiduk tekitab kahju kolmandatele isikutele või objektidele, siis nendele ka see kahju hüvitatakse. Lisaks on väga soovitatav sõidukitele omada vabatahtlikku kaskokindlustust, mis siis tagab omakorda selle, et kui sõiduk saab kuidagi kahjustada, siis hüvitatakse ka kannatanule sõiduki kahjud. Siin tekibki nüüd see küsimus, et kas kaskokindlustus ja kui käib kaasas teatud autoostuliikidega, näiteks liising? Just, et liisingute puhul enamus liisingutel on kaskokindlustus kohustuslik ja liising muidu autoostuks raha ei väljastagi, kui autole kaskokindlustust ei sõlmita. Kas see on pigem siis kohustus selles mõttes, et te peate tegema kindlasti ühes kindlustuses, mida teile siis ette antakse, või on see ikkagi kliendi vaba valik? Võib ka näiteks teie juurde uksest sisse inimene astuda, öelda, et mul on liising seal, ma sooviksin seal teha kindlustust, mitte et see oleks nagu teile otseselt ette söödetud. Kaskokindlustuse selts on kliendi enda poolt vabalt valitav, et jah, liisingutel võivad olla küll mingid seltsid, kus nad soovitavad seda kaskokindlustust teha, aga siiski klient saab vabalt valida endale sobiva ettevõtte ja pöörduda sinna ning sõlmida seal kaskokindlustuse seltsi. Hiljem lihtsalt vajadusel esitab ta liisingule juba kaskokindlustuse poliisi tõendamaks, et kindlustuskate on sõlmitud ja sellega ka liisinglepingu tingimused täidetud. Inimene ei osta seda autot endale, näiteks oletame, see on tal poja auto, aga ta soovib teha kaskokindlustuse, maksta ise nende arvete eest ja teha seda, ütleme siis teise nime alt. Kas see muutub kuidagi, kui me arvestame siis, kellele auto kuulub paberite järgi, aga hoopis teine inimene teeb sinna peale kaskokindlustuse? Jah, kindlustusvõtjaks ei pea olema kindlasti sõiduki omanik ega vastutav kasutaja, vaid kindlustusvõtja võib olla reaalne isik, kellel on kindlustushuvi, ehk siis isik ise soovib seda sõidukit kindlustada. Et kindlustamisel vaadatakse kindlasti ka inimese kahjuajalugu ja muud säärast ja lisaks ka sõiduki erinevaid parameetreid, arveloleku kohtu, võimsust, läbisõitu ja nii edasi. Kindlustusvõtja ei pea olema sõiduki omanik ega vastutav kasutaja. Kindlustusvõtja võib olla ükskõik milline isik, kellel on konkreetselt kindlustushuvi. See tähendab ka seda, et kui näiteks sellel inimesel, kes seda autot omab, on selline natukene kirju kasko kahjude ajalugu, siis ta laseb selle teha teisele inimesel ja saab võib-olla väiksema kuumakse. Võimalik, et see võib mõndades seltsides niimoodi olla, aga samas enamus kindlustusseltse vaatavad läbi ka teised sõiduki kasutajad ja nende ajaloo ja selle põhjal võivad kujundada siis vastava kindlustuse hinna. Kui see inimene ikkagi otsustab osta endale kasutatud auto 10-15 aastat vana, kas siin on midagi, mida võiks seal kas siis autoplatsi peal või seda autot tellides ostes endale nagu pähe lüüa, ehk seda, kui juhtub avarii, läheb mulle see kõik jube kalliks maksma? Kindlasti jah, selles mõttes tuleb kaaluda mitte ainult seda soovi, millist automarki või millist disaini inimene soovib, vaid kindlasti auto kasutamisega kaasnevad pidevad kulud ja teatud automarkidel on need kordades kõrgemad kui teistel, just nimelt varuosa maksumusest tulenevalt, sest sellist autot, mis üldse remonti ei vajaks, pole veel inimkond suutnud leiutada. Et meil tuleb arvestada sellega, et auto vajab varuosi teatud aja möödudes ja siis oleks mõistlik küll kalkuleerida, mis on ühe või teise auto analoogse varuosa hind. Et seda me oleme saanud ka näiteks, mina isiklikult olen saanud autolehestki võrdluse lugeda selle kohta just nimelt, mis on ühe või teise autotüüpiad, ülalpidamiskulud, varuosa hinnad, keskmised ja nii edasi. Ma usun, et siin pöördun mingi varuosa mehe juurde ja oskab meile täpsemalt öelda, võib-olla ka margiti välja. Üldjuhul ei ole tarvis uue auto omanikul varuosadele peale üldse mõelda. Uue auto puhul on tarvis käia ainult korra aastas tehnilises hoolduses ja sellega tavaliselt asi piirdub. Aga juhul, kui need läbisõidud on väga suured, siis ka uus auto vajab teatud juhtudel varuosi. Need on sellised kuluosad nagu veermikosad nagu piduriklotsid, kettad, kõik mis nagu auto juures kulub, see nagu garantii alla ei lähe.
ja sellisel juhul tuleks kindlasti pöörduda varuosa spetsialistide poole või servisesse, kust uue auto puhul ikkagi nii vähe on inimesel mõtlemist, et tema peab nagu nii uut autot ju hooldama auto esinduses. Ehk siis temal on valikus erinevate klotside ketaste puhul siis ikkagi margipõhised ja originaalvaruosad. Tema ei saa seal valida, kas tahab odavamat või kallimat. Et kuluosasid võib ka auto külge monteerida odavamaid. Aga siin, kui on päris uus auto, siis oleks soovitav oleks ikkagi kasutada originaaljuppe või siis kallima sordi nii-öelda B-kategooria varuosi. No põhimõtteliselt on siin isegi mingi 3 erinevat valikutaset. Et üks on siis A-osa, mis on originaal tehase pakendis, mis on nagu see kõige kallim kvaliteedi tase. Siis järgmisena on, ütleme, teada-tuntud Saksa, Jaapani tootjad, nii-öelda bränditooted. Ja siis 3. kõige odavam on siis sellised Hiina päritolu varuosad, mis tihtipeale ei ole isegi võib-olla ei oma mingisugust sertifikaati. Nende puhul on põhimõtteliselt teada, et see kvaliteet on kõige madalam, aga hind on kõige odavam. Ehk siis keda huvitab ainult, et auto liiguks, siis see on õige valik. No põhimõtteliselt see tegelikult ei ole õige valik, et üks korralik autoomanik peaks ikkagi püüdma auto külge panna nagu ikkagi rohkem kvaliteetsemaid tooteid. Me tahame ükskord välja jõuda sinnani, et me räägime ka natukene varuosa poole pealt selle kõigepealt, et see kasutatud auto natukene rohkem varuosa tahab, et kui näiteks teie juurde tulla autot ostma, kas teil on olemas ka mõni selline kalkulatsioon, mis ütleb inimesele, kui palju tal hakkab selle auto remont maksma minema, ehk siis korralised hooldused ja siis võib-olla need osad, kuluosad, mis tal tuleb oma rahast välja vahetada? Täna me suudame Škoda kohta küll kõike öelda ja vastata. Kalkuleerida tulevased kindlustused, võimalikud varuosad ja nende hinnad välja öelda. Teiste markide puhul võib-olla mitte nii täpselt, aga indikatsiooni saame kindlasti anda.